Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8 kuni 14 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid üles kanalit tellima. Olete ise kursis kõigega, mis kanalil toimub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Aga nüüd nüüd kaartide juurde. Esimene kaart on teil siin müntide 7. Müntide 7 on ootamise kaart. Te olete tublilt teinud tööd. Nüüd on teil lihtsalt vaja oodata, millal saak valmib. Teie olete seemned maha külvanud ja nüüd tuleb lihtsalt natukene oodata. Et ongi selline saagi valmimise, ootamise aeg. Kõrval on siin kuukaart. Kuukaart sellel on päris mitu tähendust. Üks tähendus on see, et te täpselt ise nagu aru ei saa. Teie peas on mingi udu, mingid asjad ei ole selged. Siis räägib kuukaart varjatud saladustest. Mõni asi võib-olla on teie eest varjatud põhjusega, pole tal veel aega. Aeg ei ole küps, et tuleks avalikuks midagi. Selle kuukaart räägib ka sellest, et ei tasu nagu loota välistele või iseenda teadmistele millegi suhtes, vaid tuleks kuulata oma sisehäält. Võite ka näha tähendusega unenägusid, kas sellel nädalal või siis lähitulevikus. Et see kuukaart ongi selline nagu pisut segatust tekitav kaart, et kõik ei ole päris võib-olla nii, nagu pealt näha paistab. Segane jutt. Ma saan aru küll, et segane jutt, aga ega ma seda kuukaarti nüüd päriselt lahti seletada ka nii hästi ei oska. Et pigem ongi nagu varjatud saladused, iseenda segadus, võib olla ka ärevust ja mõni asi on teie eest ilmselt veel varjatud, sellepärast, et pole tal lihtsalt aeg veel välja tulla. Järgmine kaart on teil siin karikate kuningas. Kui nüüd mõni saladus välja tuleb, siis teie jääte igal juhul rahulikuks. Sellepärast, et karikate kuningas on üks armastav kuningas. Tema on rahulik, temal on emotsioonid kontrolli all. Karikate kaardid ongi meie emotsioonid, meie mõtted, meie tunded, meie suhted. Ja väga rahulikuks jääda, nagu tema suudab jääda igas olukorras rahulikuks, ka siis, kui maailm ümberringi möllab. Kui inimesed karjuvad ja kätega vehivad, siis tema lihtsalt vaatab pealt, üritab neid rahustada, aga ta ei lähe sellega kaasa. Sellest räägib ka siin kõrval olev mõõdukuse kaart, et igas asjas mõõdukaks jääda, mitte minna kaasa intriigidega, mitte lasta ennast nagu mõjutada teistest inimestest. Te olete ise piisavalt tark ja minu meelest olete te ka piisavalt rahulik, et mitte nagu põlema minna mingist tühjast asjast. Mulle tundub, et vähid on väga rahulikud, nad ikka ennem 7 korda mõtlevad, kui midagi ütlevad ja 7 korda mõõdavad enne kui lõikavad. Et ma ei tunne väga paljusid vähke, aga need, keda ma tunnen, on küll väga rahulikud. Väga rahulikud inimesed. Ei ole mina näinud neid kusagil endast välja minemas. Aga julgus on siin alumises reas esimene kaart. Julgus, siis on siin müntide 3 ja siis on meil karikate 3. Julgus ütleb iseenda eest kõik. Julgus enda eest seista, julgus oma arvamus välja öelda, kui seda on vaja. See müntide 3 on minu jaoks nagu, mina vaatan teda kui projekti kirjutamist, kui mingisugust uut ideed, mida inimene tahab paberile panna, selleks, et sellega mingil ajal algust teha. Praegu on küll selleks väga hea aeg, kõik oma ideed pange paberile.
ja kui on aeg käes, siis on sealt hea vaadata, võib-olla mingeid korrektuure veel teha kusagil, võib-olla seal eelarvet parandada. Kuna ta on müntide kolm, siis on ta rahadega seotud. See on mingi selline ettevõtmine, see võib olla mingi suveprojekt. See võib olla mis iganes teil plaan. Võib-olla on teil plaan, ma ei tea, laatadele minna kusagile, mõtlete ja vaatate, et millisele laadale minna, uurite seal natukene asja, et kui palju see kohatasu on, kui palju teil kulub sinna kohale minemiseks. Midagi sellist, mis tooks teile nagu raha sisse. Aga selle peale hakkamiseks on ka julgust vaja. Ja viimane kaart on siin karikate 3. No vaat karikate 3 minu jaoks on koos viibimine. See on selline arutamine, et kui ongi mingi projekt, siis on väga hea saada kokku, ma ei tea, kas osalistega või kellegagi, kes asjadest rohkem teab ja asja arutada. See karikate 3 on minu jaoks selline sõbrannade koos olemine, kohvikus istumine, jutu rääkimine, asjade arutamine, hästi siukene rahulikus keskkonnas olemine, siuke mõnus seltskond on koos, räägime igapäevastest asjadest, arutame võib-olla olukordi, ma ei tea, kurdame mured või räägime sellest, kuidas meil läinud on. Vaat midagi sellist, hästi rahulik selline sõbralik olemine. Ei ole mingeid, ma ei näe sellel nädalal mitte mingisuguseid selliseid tülisid ega mingeid teravaid okkaid või asju kusagil. Ei ole ka suuri hoiatusi, et tuleks olla, ma ei tea, ettevaatlik, et petta ei saa või et tundub selline suhteliselt stabiilne nädal. Vaadake oma unenägusid sellise pilguga. Et kui hommikul ärkate ja meeles on, et siis pange kirja, mida te nägite. Ei tea ju, mina ka, kuidas teile need sõnumid tulevad. Vahest räägitakse unes midagi. Ega nendel unenägudel minu elus küll, mul on väga tähenduslikud unenäod, aga nad ei ole mitte kunagi üks ühele, et nii, kuidas unes näen, nii pärast juhtub, nii ei ole kunagi. Ma küll näen väga palju ette. Aga ma näen alati kuidagi kõveraid teid pidi, et mina juba tean, mida üks või teine asi minu unenäos tähendab ja küllap teate ka teie, kui teil peaksid olema tähendusega unenäod. Vot selline nädal tuli teile, armsad vähid, võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.